Appiga rõve see, mis me räägime siin. Ei ole. Mitu banaani on liiga palju banaane? Kuidas see koosolek on teised? Mida teha teised tulemusele kogemata enne? Kord see nii väike on. Täiesti kohutav. Joki, ma olen Klišeerik ja see on mu sõber Max. Ma ei ole su sõber. Siin on mingid olukorrad, mis on tekkinud Sky portaali töötajatel ning meie peame need siis täna lahendama. See on esimene või? See siis või? Siis see on kõige viimane. Oled sõbraks saanud ühe poliitikuga, kes näitab sulle suure uhkusega oma uut moodsat soengut, kuid sinu meelest ei ole see just parim valik. Kui oluline see on, et see on poliitik? Kas ma käituks poliitikuga teisiti kui esmaabitöötajaga või muusikuga või... Ma arvan, et see soeng peab olema väga räige, et ma üldse midagi kommenteeriks kellegile. Ma olen sõbraks saanud ühe poliitikuga. Ma kommenteeriks seda. Aga kui see on nagu süke, mille üle saab nalja teha, siis ma teeks nalja. Kui see on nagu pahasti, siis ma ei kommenteeri seda. Oleks nagu räige. Ma oleks see, mida mis soeng! Ja sellega see lõpeks, ma arvan. Aga kui see on ülilahe soeng, siis ma olen mingi... See on heavy, see on nice soeng. Kellel teist süke olukord oli? Sul olid need mingi punased juuksed kunagi? Ma ei öelnud midagi. Oled tutvunud tütarlapsega, kes sulle romantilises mõttes huvi pakub? Niisiis. Ühel õhtul vesteldes avaldab ta sulle midagi, mida sina pead üsna naljakaks. Teed screenshoti ja tahad saata selle oma pestikale, kuid saadad selle meelte segaduses hoopis tüdrukule koos sõnumiga, millest sa tema üle naerad, mida teed. Unsend, sekundiga nagu. Unsend. Kui ta näeb seda, siis see on nagu... Kusjuures ma nagu kunagi ei teeks nalja mingi tüdrukule, kes nagu, kellesse ma huvitatud oleks too. Nii jah. Aga selles olukorras. Kus Sky portaali töötaja teeb nalja tüdrukule. Ma oleks pikale jalutuskäigule ja mõtleks selle ole järele ilma muusikata nagu või midagi. Offset. Mingi DM-is mingi Biffiga ja pettis oma naist ja siis see mingi sai liiki või midagi ja siis Offset hakkas tweetima I like balls in my face lihtsalt, et panna nagu mingi... Et ta sai häkki, jah? Et ta sai häkki, jah. Siis ma teeks ka, ma vajaks Facebooki ajajoonele mingi kotid mu näos. Ja siis see tüdruk oleks, et oh my god, see häkker saatis screenshoti meie chatist meile. Valetaja, vaata. Ei, no mida ma teeks siis? Oih, ma ei tahtnud seda saata sul. Väga stäbar olukord, ega ma ei teakski, mida teha, kui mul oleks sükke olukord. No vahepeal on piinlik, nagu, kui mingisse chati lihtsalt tasku saadab pöidla, nagu. Ja vaata, see on see suur pöia, vaata, kui Messenger soojad peal, siis see tõmbab suureks. Statement pöia. Läheme siis kolmanda küsimuse juurde, või? Olukorra juurde. Sind on kutsutud sõpruskonna peole, kuhu pole mingil põhjusel kutsutud üht-teist lähedast sõpra, kes on selle tõttu üsna kurb ja endast väljas. Mida teed? Ei lähe. Ma uuriks välja, nagu, mis põhjusel teda ei ole kutsutud, aga ma teeks seda mitte kuidagi sihverdades. Või ma küsiks, hei, sa panid tähele, et Eerikut ei ole functionile kutsutud. Kui see tuleb mingi põhjus, mis mulle korda ei lähe, näiteks, et ma ei tea, ma ei vaibi Eerikut, siis ma ka ei lähe. Aga kui seal on äkki see, et oh my god, ma ei pannud tähele, et Eerikut ei ole kutsutud, siis ma ütlen, okei, aga saadki Eerikule ka invite. Toi. Ütle aitäh. Aitäh. Spank my dough. Who's your daddy? Läheks kohale, vaataks, mis vibe on ja siis oleks peo lõpuni ja siis läheks kogu, ma arvan, et see on nagu... See on tegelikult asi, mida on Eerik teinud ka. Sa oled ka teinud? Ei ole, reaalne. Oled küll, sa oled mingi, kui sa lähed mingi, et ma lähen backi ja siis lihtsalt kaod ära ja siis vaata ütleb, et nii, vaata, aga kus on pidu, kus on ainult mina kutsutud ja sind ei ole, aga sa peaks olema kutsutud ja ma olen ära läinud. Ma ei lähe never. See on see, mis sina oled teinud.
kui üks räppar ei lubanud mind esinema ja siis Erik läks ikkagi sellegi poolest. Räppar? Ei saa öelda nime. See oli mingi 2019. Mis vahet seal on? On siin kinni ikka veel, siin on see kivi. Ei no see on lihtsalt teemaks praegu. Aida. Aga sa läksid. Ära muretse, baby, kõik on sellepärast ma üks ei teengi nüüd. Mussi. Loe sa üks vahepeal. Vaata, mis tunne on. Saad teada, et üks su sõpradest petab oma kallimat lees. Kes on samuti su sõber. Kas ütled midagi või vaikid? Mida teed? No shit ütled. Kohe, asjana. Siin ei ole mingit pro-code'i nagu. Ei ole, ja meie sõbrad ei peta. Täna petame nai. Eerikul pole nais, keda peta. Appiga rõve see, mis me räägime siin. Ei ole. Ei nagu ma ütleks kohe sellele sõbrale, keda petetakse. Ja siis ütleks selle sõbrale, kes petas, by the way, ma ütlesin. Ütleks sellele sõbrale, kes petab, et kuule, sa kas ütled ise talle ja siis ma kontrollin või siis ma ütlen seda ise, seal ei ole seda mingi ei, räägi. Ärge petke. Ärge petke, jah. Minge lahku ja siis nagu on okei. Kuidas öelda sõbrale, et ta uus pruut on täiega nõme ja lõi sulle külge? See uus pruut on täiega nõme ja lõi mulle külge. Järgmine küsimus. Kuidas öelda... Miks see mulle see on? Lihtsalt ütlen vaatajatele, et see on siin hästi imeliku fondiga prinditud välja, et mis see on? Kellelegi? Mida perre? Ma ei oska seda külograafiat. Külograafiat? Kalligraafia on see. Kuidas öelda kellelegi? Külograafia. Et nende intelligentstase ei ole sinu jaoks piisav. Minu jaoks oled sa liiga kole. Sa ei tea seda videot või? No esiteks, ma ei suhtleks inimestega, kelle intelligentsi tase ei ole minu jaoks piisav. Ma olen suht selline shutdowni, et kui keegi muga sükest jutu, mida ma viitsi rääkida, siis ma kõnnin ära. Mul on suht suva, kas see on tema arust viisakas või mitte. Ja kui ta on nagu lollist, ta ei saa aru ka sellest. Ja. Lollile inimesel ei ole mõtet nagu rääkida, et sa oled loll. Aga me olime Klišeerik ja Max. Olime me? Enam ei ole. Me lahendasime kõik probleemid ära ja mingi kuulake uut laulu. Kermo! Vale laul. Keerleb. Kuula ebapopulaarset. Ja kui see ära tüütab, siis kuula ka keerleb. Elu liigub kiiremalt, varsti vaatan alla ülevalt, kuidas see pall jälle keerleb.